Ja kallid sõbrad, oleme jõudnud Cataniasse. Tulime bussi pealt maha, bussi hind oli alla 5 euro natukene Taorminast ja nüüd üritame siit hotelli minna, mis peaks olema umbes 1,8 vinti. Taksoga hotelli oleks olnud 10 eurot näiteks. Aga kuna meil midagi asjalikku teha ei ole, siis vahet jälle, kus me siin nõutame vist. Ja tundub, et hinnad on ka, et suured sildid olid, kus sint maksis Taorminas 4 eurot, siin maksab 0,99 senti. Lähe vaatame siis, kas me leiame selle hotelli üles. Siin mingi veini hinnad. Prosecco 3 euri. Omaksin 80. Nii et see Taormina on 100% turismi piirkond, kus hinnad jõhkrad mingi, ma ei tea, 3 korda kallimad vähemalt. Et siin mingi veini hinnad on juba all. Suur jäätee 69 senti. See oli põhimõtteliselt mingi väike poole liitrine joop 3-4 ja kõik asjad muidugi on odavamad siin, jah. Nii et tulge Cataniasse parem. Jah, see on muidugi suht aguli piirkond, kus me praegu oleme, aga selline... Vaatame edasi. Mis sa veel räägid? Juba palav on. Mingi 30-kilone kott on seljas. Ja valus. Nüüd oleme siin Catania vanalinnas. Arhitektuur kohe hakkab lõikama, on ju. Hästi ilus on. Purskkaev, läbi joome vett nüüd. Siit, vaata, siin on nagu see, et siit purskkaevust ei tule vett, vaid siit tuleb veini. See on valge vein, mis siin tuleb, valge kuiv vein. Vabandage, kas teie oletegi see vurst või? No see hapemega, tapeme maha ja nüüd. Ma ajasin habeme maha, jah. Sest et ilm oli nii palav. I come from? Mars. From Africa. Because your husband, you look like you're from Kenya. Yeah. The same color brown. Nii, me oleme jõudnud siia mingisuguse ägeda maja juurde. See tähendab seda, et hotell on kuskil ligidal. Mees hakkas praegu. Mis sa ütlesid? Mis juuksed? Ta küsis mult, et kus ma pärit olen. Ma ütlesin, et Marsilt. Sest et, very nice country. Kuule, kus me oleme? Ma ei saa aru, kuskil siin peab kuskil meie hotell olema, aga ei leia kuskilt. Ei tea, kus hotell on, kus sa seisama hotelli ees. Siin ongi. Nojah, ma ei tea. Vaata, 2 ilusat inimest on seal. Lähme vaatame sisse, kas me saame pakid ära anda või kas on tuba valmis pandud või? Ma ei usu, et on tuba valmis on, aga ma loodan, et saab võtta. Palju kell on? See on nüüd 12.40 alles. Vähesega lähme uurima asja. Vaade, jah, ütleme nii, et vaade ei ole sama, mis oli meil nüüd seal Taormina hotellis. Aga siin on ka väike siuke pliid ja kööginurk ja siin on isegi ahi või? Mikrol on ahi või? Nii et Kati, hakkame nautima. Jaa, ma juba hakkan siin kohvi. Nii, siin on mingi tuledel üliti. Mis iganes see tehakse siis? No, kõik tuled läksid kinni. Me pole siukse pistik endale ostma, vaata meil vannituppas ja meil on suur sein siuke nagu, et kus on eraldi lülit, me peame siukse sepima endale. Ja nüüd põhiline, läheme katuse terrassile. Et me ise elame siin, oleme viimasel korrusel, aga siin terrass on nagu ühiskasutuses. Et siia saab kõik tulla nautlema ja veini jooma.
üks lahe lounge. Jaa. Tunned ennast nagu Karlsson katuselt või? Ma arvan, siin õhtul oleks väga tore veini limpsida. Kati on vist juustusõber, kes veel ei tea. Mingi turg siin samas kohe meil hotelli külje on. Võiks ainult oliivide valik on muidugi meeletus ka. Ma olen väga suur oliivisõber ka, aga siinsed oliivid on nagu nii tulisoolased, et lihtsalt Millest on üldse kõik asjad on mega soolased. Nagu paneks mingi tüki soola suhu. Näeme ostame sea ka või? Ostaks selle küll. Vaadake mu käega võrdluses, kui suur see on. Aga see on see hea kõva juust, nii et ma ammustaks sealt küll. Osta siga endale. Loodame, et siis nõid see, mis nõia nimi oli? Alisa seda ei näe. No, kuidas muljad siis on? Nüüd oleme siin Kataanias natukene jalutanud. Ei lahe, väga lahe. Mulle küll meeldib laheda selle arhitektuuriga. Nii et täidame Kati suure unistuse kanepi hullusest. Vist on kanep. No vaata, mis siin siis on. Kõige õudsem asi maailmas on kanep minu pärast. Seda tuleb hävitada ja kõik ära tõmmata. Sõda on õudsem. Nii. Tulime, küsisime, et kas siis tõesti. Jah, tuleb välja, et Itaalias ongi kanep legaalne. Nii et põhimõtteliselt astu poodi sisse. Osta kas 1 grammi, 1,5 grammi, 2 grammi. Siin on... See on siuke marihuana, siis ta ütles meile, eks? Jaa, light versioon. Siin on näiteks 20 €. Ma ei tea. Nii et võib-olla ma isegi võtan sinna rõdule. Et miks mitte. Õllaks sööd. Aga näed, siin on see toimaine, vaata. On vist on. Kui ma olen aru Ma arvan, saanud. et need on e-sigareti vedelikud. Aga kas kanep ei ole siuke toimaine, mis kui see välja võtta, siis on ta siuke nagu noh, pannakse seal maitse poolest. Aga see... Ei tea kanepist mitte midagi. No see on nagu Viagra on ju, et sildentrafiil on see toimaine nagu. Ja samamoodi nagu on tribulus fitness maailmas, et kui see saponiinide osakaal on seal hästi madal, siis ei toimi. Kus on mingi kanep hästi Mulle meeldib see, et kui sa inimesed küsid, et kas ma võin filmida, siis ütleb, ei ole mingit probleemi. Ja siis mõnes riigis on Saksamaal turul käisime, kui sa filmisid nende... Jaa, mida ta teeb siis? Ma ei saa aru. Teeb mingitest pirukatest video nagu... Ei tohi, ära vinni. Aga palju see maksab ikkagi? Sa rääkisid juba? 20 €, aga siin on need erinevad kogused, et palju see gramm siis maksab? Ma ei tea. Tulime siia mingisuguse, kuna siin on nüüd need Catania kopsud, siin mingi park on, vaatame, mis seal lahedalt on. Mis Catania kopsud? Mis Catania kopsud? No puud annavad hapnikku tehtsa kõik. No. Ja siin on park, siin on roheline ja see produtseerib hapnikku siin, äretada nad kopsud. Ei, ma ise mõtlesin selle teema välja praegu. Kuna siin on siuksed kitsad väravad. Ilus värav. Kuna on kitsad väravad, siis sa panid küll keelt. Ühesõnaga, see on mingi park, villa, Bellini. Või siukest, mis iganes siin. Catania suht kesklinnas on. Noh, nagu meil Eestiski on Kopli park ja Stroomi park ja mis kõik iganes. Siin kasvavad palmid ju, seal kasvavad ju ka palmid meil Kopli pargis. Kati tahab kiikma mind. Katil põles see lasteaed maha, kui ta väike oli, siis tähendab see kiikumise vajadus nii suur. Ei käinudki. No seda enam.
ammu treppides käinud või? Nüüd tuleb videolõik naistele. No ja selles suhtes ma tulin see Kiko poodi, et Kiko on üks kosmeetikabränd, mida Eestisse ka hakatud tooma ja hinnad on tegelikult suht odavad ikka, mingi ripsadušid nagu mingisugune 6–10 euri. Eestisse enam naljalt mingi alla 15 euri ripsaduši ei saa. Okei, kui sa jah lähed mingisugusesse Maximasse, siis seal saad võib-olla 7–8 euri. Kas sinu mõte hakkab muutuma sellest, et Itaalia, noh, ütleme nii, okei, see on Sitsiilia, on jube kallis? Tundub ikka Eesti on kallis, jah? Ei, mitte nüüd päris nii, aga siin on jah odavam, et ma peaks seda ostma. Kati lõpuks siis saad oma mere sulgi või? Jaa, lõpuks võiks oma see oli oma, mis seal ikka, aga see näeb nii hea välja. Aga siin Katanias jah, selle vapust ka mööda, et siin on meil hästi palju mereandjaid. Jaa, siin on küll. Siin on vahe, on see torud võtavad kala, meresoogi vahe toru kala põhjast. Mõtle siis hea maitse, mina võtsin makaroni. Aga jah, ja kuna me pidime hindadest rääkima, siis palju see miks sul oli siin? 18. 18. Mina võtsin makaroni, minul maksab 7 eurot. Mis te arvate, kumb on peres siin natukene raha peale mõtleb ka? Ilmselgelt mitte. Kati, kas sa tuleksid mulle naiseks? Leida oma soiharatele vähendades. Meile vaestele heterodele. Mitte midagi. Et me ei saagi Katiga pulmi teha sellepärast, et me oleme heterod. Jõhker. Nii et hakkab lõpule jõudma meie seikluste rikas Itaalia reis. Oleme siin hotelli katusel terrassil. Ja noh, joome alkoholivaba seda jooki. Ülihea nagu. Võiks Eestisse ka tulla. Nii et, Kati. Natuke viisakamast klaasist ka. Jah, nii et võtame siis televaataja terviseks. Ja soovitame soojalt teil ka Sitsiiliasse tulla. Siin on päris äge. Väga äge. Kuna kalaturg on all, siis lööb kalalõhna üles, aga noh. No, ongi huvitav. Jah, vaatame, homme sitsime siin Sitsiilias natuke veel ringi ja käime võib-olla mere ääres ja jalutame mööda, ma ei tea, lihtsalt relaksime, mis mingisugust pointi enam ei ole. Aga... jah, täna sai meil tegelikult väga suur osa siin läbi käidud ka, et park sai nähtud, mis tahtsime näha ja siin niisama vanalinnas nagu ringi kakerdatud, et jah, tutvusime hindadega, et siin üks väike siuke jälle infokild, et kuna me vaatasime, et need hinnad on jõhkralt kallid nagu ja siis saime teada, et okei, see on turismipiirkond ja siis Kati küsis ühe selle giidi käest, kes Ednas käisime, et mis see keskmine palk siin tegelikult Itaalias on, siis jäi tunne, et itaallased peavad teenima vähemalt 10 000 kuus, et hakkama saada. jah, aga tegelikult ta ütles, et keskmine palk on 1000–1300 euri. Et noh, mida ei ole üldse palju iseenesest, aga noh, reaalselt ongi, et need turismipiirkondade hinnad on ikka nii ajuvabalt kõrgeks aetud. Et noh, lihtne näide on mingisugune pooleliitrine Coca-Cola, mis meil Eestis maksab mingi 79 senti, on turismipiirkondades 3 euri ja niimoodi, mõnes kohas isegi 4. Ja siis nüüd siin tuled siia Cataniasse, noh muidugi vanalinnas piirkonnas on ikka kõrgemad hinnad, aga kui me vanalinna veel jõudnud ei olnud, hüppasime ühest poest läbi, siis oli täiesti ka selline 69–79 senti. Et noh, suht siuke samas hinnaklassis. Et eks jah,
turistilt ikka nööritakse nii palju, kui annab võtta, aga noh, tuleb tunnistada, et ega kui reisil oled, siis noh, kui sa ikka juua tahad, siis sa ikka selle 3 eurose joogi ära ostad, et midagi ei ole teha, kui sul joogijanu on, on ju. Aga Catania on tunduvalt odavam kui need turismipiirkonnad ja kui lähete siit kesklinna sellest osast välja, siis saate veel parema hinnaga asju. Ma arvan, et isegi osad asjad ilmselt saate parema hinna kui Eestis, et noh, ei oska kommenteerida, et tulge ise kohale, vaadake, võib-olla saite mõne pointi veel siia, mida meie ei teadnud ja pidime ise teada saama. Nii et okei, vaatame, mis siis õhtu veel toob ja mis homme veel saada. Diskole ikka võtta. Diskole, jah. Lähme mehi ja naisi sebima. Ja see on siis nüüd 4 tärni hotelli, meie hotelli siis hommikusöök või. Kati võttis 2 saia, ta palju nõudlik ei ole. Indrek otsus soovitab ka saia süüa, et saada energiat. Mune ja noh, vaade on ikka jälle siin siuke terrass. Ja telekat saab ka vaadata. Passiivne õhtu. Kati võib kõik pihta. Mina ei tea midagi. Üks vaatamisväärsusi pidi olema ikkagi kalaturg. Nagu näha, siis Kati seal loolega vaatab kala suunurgast, ila jookseb, vaadake. Vaatab, tahaks need kõik ära süüa. Mõõkkala. Võtame selle mõõkkala nina võib-olla. Mõju kaasa. Et Kati, kas hakkab lõpuks meenutama seda kalamaailma ka või? Need on kõik toored. Ei ole panti ka. Tuunikala või? Ja siin on päris palju saada tuunikala. Vaatame suured. Tahaks siukest koju külmkappi endale. Seda mõõkkala ma sõin eile ja see on üks paremaid kalu, mida ma saanud olen kindlasti. Et väga-väga hea. Muide need karbid, vaat need printsivad täiega. Näha. Elavad. Elavad. Näha Austria. Mõtlesime, et tuleme vaatame siin Catanias ühe suure selle avaliku supelranna üle. Et on veel maikuu, aga vaata siis me tuleme suvel näiteks tagasi mõni suvi, et me teame, kus see on ja kas see on mõtet tulla. Või kui meie tohutud pealtvaatajad, miljonid või triljonid mõtlevad, kas milline see supelrand on, siis nad vaatavad meie videot ja nad saavadki teada, see on jumal äge rand, kui päike paistab, siis oleks jumal hea soe. Ja mis sa arvad? Kas see, tuleme näiteks suvel siia, ostame lennukid lennavad otse ka Cataniasse nüüd. Okay. Ja siis saame siia tulla randa, vaatame, kui ilus see rand on või pole. Ühesõnaga, siin on liivarad näiteks Taorminas, kus me olime Isabellas, seal jumala kivine. Aga siin on pullkoht, siin lennujaam on täpselt siin samas, aga see oli natuke võib-olla kilomeeter 2 kõndida mööda randa, et siis kui peesitate rannas, siis lennukid lennuvad teil täpselt üle pea, nii et saate lennuki sabaga pihtega püsti tõuseta. Kati käis siin söömas ja loobib prahti maha ja tüüpiline eestlane.
nüüd tulime siia kohta, et Kati tahtis kõigile näidata, noh, kes iganes sel ajal siis on, et siis, et kuhu Kati siis viimane teekond tuleb siis kuhu kohta või? Ei, lihtsalt tee peale jäi üks surnuaed. Teistmoodi kui Eestis. Võtsime tulema lihtsalt mingisse kohalikku surnuaeda. Ta päris niimoodi juhuslikult tee peale jäänud, me natukene ise tegime selle juhuslikuks, aga vaatasime, et millised surnuajad siin on. On meil hoopis teistsugused sellised. Siis nagu Võtad selle lahti ja siin mulla alla inimest ei maeta. vist. Ja, tundub nii. Ja siis osad siis pannakse võib-olla tuhk siis siia seina sisse, ma kujutan ette või? Sein vist väga paks ei ole, siin tundub, et muidu ka on niimoodi kuskil surnajas nii, et need kirstud nagu pannakse niimoodi sisse sinna. Imelik on nagu see, et tegelikult siin peaks siis ju haisema päris rõvedalt või peaks. Äkki nad tuhastavad siis enamust või nii. Aga siis siuksed need pikad hauad ma ei usu. Päris suur on see. Tagant on linn näha. Siin on näha Etna. Et siin seda Cataniat kutsutakse ka nii-öelda vist mingiks mustaks linnaks. Et kui see vulkaani tosselt tuleb, seda musta seda lendab, siis ta katab seda linna nagu selle mustusega üle või selle laavatolmuga. Et sellest vist oli see. Aga noh, praegu seal midagi ei purska. Näed, Kati, seal üleval me käisime, siin kohas käisime. Ja siin on linn ise ja siis surnuaed siin ja taga veel meri, et on küll jah lahe, et kõik need hauad ja mingid tohutute nikerdustega, mingid inglikujud ja mingid siuksed asjad, kõik on pildid peal ja ristid, värgid, et nagu sellest kohtas on nagu ilus vaadata. kui ma just jõudsin kritiseerida, et siin tulime sööma, et niikuinii on väiksed portsud, siis seda ei saa väga väikseks nimetada. Aga see on hobuseliha. Nii et kui me enne jalutasime mööda tänavat, siis vaatasime, et see on mingi ilusad hobusepildid peale ja kogu aeg küpsetakse liha ja siis mõtlesin, et kas on hobuseliha või siis välja, et ikka vist ongi ja maitseme siis milline see hobuseliha siis maitseb, et võib-olla peaks Eestis ka seal hipodroomi juures läbi astuma mõne ratshobuse. Suht rasvane on ka vist, vähemalt selle pekki on siin ümberringi, aga no nagu näete, siis siin oliiviõliga on see raskelt üle kallatud juba. Muidu on taine, aga et mis maitse, see on siuke poolküps ka. Võib-olla Kati maitseb. Väga omapärase maitsega nagu maitseb teistmoodi kui teised lihad. Mitte halvasti. Päris okei on, jah. Samas seda läbi närib küll seda liha, aga seda pekki siin ümberringi on ikka päris palju, nii et seda ma ilmselt teetan energiaga. Hästi selline mahlane on. Aga mingid kohad on küll suuksed, mis mida ei näriga teine tähendab see, mis on nerimata. Aga vaatame, Kati lase enda merikarpidega, mis asjad on tigudel käia. Jah. Tahtsin need ära proovida, jah. Ma arvan, et nad on head, enamjaolt on head. Ma olen suur karbifänn. See on nagu täiega head.
nagu ikka viimasel päeval avastad, kui ära lähed Itaaliast, et kurat, siin on just pennipood, siinsamas su kesklinna juures. No mitte päris, aga igas kõik need asjad, mis siin olete me hindasid vaadanud ja virisenud oleme, eriti Taorminas ja selles Roomas. Unustage ära, tulge pennipoodi, siin on veel kõik 3 korda odavam kui 10 korda odavam kui Taorminas, 3 korda odavam kui siin Catanias kuskil, noh ma ei saa öelda kesklinna pood, sest see penni on ka siin suur pood kesklinnas tegelikult. Ta jääb siit nii-öelda vanalinna kohe nagu põhimõtteliselt ääres on. Nii et kui tulete ja tahate soodsamalt asju osta, kas või juua või mida iganes, siis siit saate kindlasti 3 korda odavam kõike. Ta on otse kohe siin McDonaldsi kõrval. Näen McDonaldsi on see. Käisid seal, te käisite seal ennast kergendamas. Et siukene õppetund. Jah, kahju muidugi, et me selle alles viimasel õhtul leidsin. Jah, sellepärast keegi ju videosid ei tee, et me saaksime õppida sellest Cataniast nüüd. Vähemalt ma räägin, see on väga tähtis informatsiooni jagada, et teised inimesed saaksid, ja näiteks kus üks asi veel, kui ülekäigu rajalt üle lähme, siis on näiteks Itaalias on küll see kultuur, et pigem peetakse kinni ja siin on nii imelik on see, et peetakse igal pool suvalistes kohtades kinni, kus isegi ei ole ülekäigurada ja täiesti lampi nagu jäädakse seisma. Et kui näiteks kuskil Aafrika riigis on see, et kui on ülekäigurada, siis ära mine jumala ees ülekäigu, siis taetakse sind alla, aga siin on just see kultuur on suht tugev, et inimesed võtaks üle tee nagu. Mul on jah selles mõttes veits kahju, et kõik need 3-eurosed Monsterid ja Coca-Colad oleks võinud ju ostmata jätta siit. Oleks varem leidnud selle poega, et sinna läks juba kõva papp, et noh, kalaveim siis mõtku tahad juua ka. Ja veinid ja asjad nagu nägite ise, siin oli mingi 1,5 euro, lõpuks leidsime need poed üles, mida mina nägin YouTube'i videodes, et üle odav on Catanias vein. Jah, kui näiteks siin mingi, noh tegelikult siin ütleme mingid need Proseccod olid ka mingi 6 ja 7 euri nii, aga siin oli näiteks 2,49. Jah. Ja Taorminas ja Roomas on üldse Prosecco 15 eurot. Jaa. Nii et ütleme nii, et hinnad on seinast seina täiesti, siis ei viitsite otsida, mida suurem pood, seda odavamad hinnad. Aga siin, mida me kogu aeg joome, on see sidronimaitseline toonik suhkruvaba, mis on nagu ei ole hea veps ja et jube kahju, et seda Eestis ei ole, see on siuke hästi mõnus hapu maitsega ja palav, siis ta võtab minu meelest joogi nii hästi ära, kui ta veel külm ka on hästi hea. Aga jah, viimane öö siin Sitsiilias, Itaalias. Lähme katuse terrassile, joome ennast sodiks. Tahtsin kanepipoest osta ühte suitsu, aga suitsu nad ei müü, nad võivad ainult siukest grammidega või mitmesaja grammidega. Andsid nuustutada ka, aga mis ma teen selle seal? Peale ühe suitsu. Nuustutad ennast täis siis. Jah, võt nii. Nii et... Nüüd lähme kaarte mängima. Kaarte mängima, küüned persse. Hea mäng. Kaarte mängima ja juhustuse. Ja Prosecco't jooma. Ongi viimane õhtu meil siin. Täiega kahju on siit küll ära minna. No tegelikult igat reisilt on kahju ära minna, aga ma ei tea, siit on kuidagi eriti kahju. Oleme siin kuskil mingi teatriplatsi juures või? Bellino teater või? Bellini teater, inimesed mängivad siin, mingi jalgpall hakkab siin tulema. Kulm elu käib, kuigi tegelikult täna on alles kolmapäev vist. Eks turistil on ükskõik, millal ta siin on. Seda on siin enamus kõik turistid. No thank you. Kui lilli pakutakse, et olete niisugune rott, kes ei taha naisele osta lilli, siis ärge võtke vastu, sest kui ta annate lilli tasuta. Jaa, siin on kõik on nagu tasuta. Topivad sulle mingi kätte mingisuguseid asju. Okei, aga lõpetame siis positiivsel toonil. Läks läheme hotelli, homme läheme lennuki peale ja... See ei ole positiivne toon, see on nagu ülinegatiivne toon.
kes siit sellisest kohast ära tahaks minna, mitte mina. See ei ole positiivne toon, see on nagu ülinegatiivne toon, kes siit sellisest kohast ära tahaks minna, mitte mina. See ei ole positiivne toon, see on nagu ülinegatiivne toon, kes siit sellisest kohast ära tahaks minna, mitte mina. Ta oli vägev reis. Täiega äge reis, minu meelest üks kõige ägedamaid, kus ma siiamaani käinud olema. Aga talle Prantsusmaa ja kõik see Eiffel ei meeldinud. Ja üks super boonus klipp ka veel lõppu. Siin müüakse Itaalias hästi palju ühte spetsiaalselt kuidagi jooki, ta mis, kas me ei oska öelda, mis ta on liköör või midagi. Igatahes Kati kui veerib siit välja, siis ta on selle brändi toode. See on ühine, aga iga see maitsid on neid hästi palju erinevaid. Need on testpudelid, siuksed 5 detsiliitrit ja sentiliitrit, et on siin tegelikult on lihtsalt see, et siin on nagu tohutult palju kohalik mingi Limone of Sicilia ja see on Pistachio of Sicilia. Üks on nagu limoncello, mis on see klassikaline nii-öelda sidruniliköör. Tegelikult müüakse Eestis ka ja ma ei ole mitte kunagi maitsnud Eestis ja kuna siin on seda igal pool, siis ma mõtlesin, et et võiks... Aga siin on täpselt ongi need erinevad maitsed on. Jaa, et ühes poes ma lugesin 15 erinevat maitset kokku, aga kuna neil on hästi teemas on siin pistaatsia pähklid ja kõik asjad on pistaatsia maitselised, pistaatsia kreemid, kõik värgid, et siis me võtsimegi pistaatsia likööri ja siis selle limoncello. Kuna need on mingi 3 euros, muidu siuksed need suuremad, palju need olid? 5 euri. Oli 5 euro ja siis on muidugi võimalik osta väga suuri pudeleid. Ühesõnaga see limone on 30 volli. Ja pistaatsia on 17 volli. Nii et proovime lahti ja maitseme ära, et siis inimesed jälle teaksid, kas on mõtet tulla siia ostma seda. Segasid ära ilusti, see on paks asi ja põhja. Pistaatsia lõhn on nagu mega hea täiesti siuke pähkli lõhn. No, kuidas on? Ta on hästi paks nagu see Beilise liköör umbes. Aga hästi hea magusa maitsega nagu mingisugune pistaatsia komm. Ta on jah liköör pigem siuke, keegi tahab siukest konsidentsi, aga see limone, see tunneb see natuke vedelema. Lõhn on hästi sidrunine. Väga apuu. Jah. Ja see on 30 valli, viin on 40 hetki meelt. Ja maitse on ka magus hapu. Ma ei tea, ma ei oska. Ta on vedelemad, aga jah, pigem nad ikkagi on siis magusad joogid. Jah, et siuke... Ilmselt need erinevad maitsed siis jälle erinevad volle ka. Jah, et need on täpselt sellised asjad, et sa nagu võtadki vahepeal võib-olla nagu mingi võtaks kommi, et see ei ole nagu kindlasti mingi selline, et kallan oma klaasi täie ja joon või lihtsalt siuke mekutamise. Ühesõnaga siuke värk, mõtlesime, et astusime täiesti jäi silmapoes, et võtame ikka proovime sellega ära. Kui tulete kuhugi läte reisi, proovi kohalikke asju. Isegi kui nad ei maitse, siis te olete selle proovinud. Nagu näiteks hobuse liha, mida ma mitte kunagi enam ilmselt ei tahaks, sest kui ma natuke sõin seda, seal oli seda oliivi oli ka hästi palju, siis ikkagi, ma ei tea, ta ei olnud nagu minu maitsel. Ta oli ülinätske, see oli selline, et lihtsalt sa lõikad tükki ja siis see nagu enamus tükke sa lihtsalt ei näri läbi. Loomaliha võib ka nätske teha, aga ta minu jaoks oli väga spetsiifiline maitse. Nii et okei. Aga nüüd tegelikult samas ma mõtlen seda, et võib-olla peaks ka Eestis siukse pisikese limoncello ostma proovima järgi, et mismoodi see Eesti oma on, et kas see nagu on siis nii väga suur vahe. Ei tea, aga ma jah, see mul jäi silma, et kõik see, nii et ütleme, see kolme... Limoncello on siin täiega teemas ühe sõna. Ühesõnaga see brändi nimi on siin, mis toodab hästi palju, nii et... Jah. Tšau! Kuidas siis muskli... No kurat... Saia täis, õudne jahumaa on siin ikka. Ma ikka tundsin tegelikult hobuse liha puhul veel tahan seda öelda, et ainuke asi oli see, et see oli liha. Ma tohutu tunnen, see puudus puhta liha järgi. Aga miks sa ei söö siis puhast liha, miks sa siis saia sööd kogu aeg? Aga see ei müüda ju. Müüakse ja mina söön kogu aeg liha igal pool. No sa sööd mingi mereand. Ei söö, ma söön liha ka ju igal pool.
Ära see. Kuule hommikusöögiks isegi ma söön kehaslased sai. Kuule see on, no liha, ma võin ka süüa, ma ei pea lihal silmas mingisuguse singiliile. Ühesõnaga, me läksin peretüliks ära, et reisil ikka saavad inimesed teada, et kas nad soovivad ei sobi, et kui mingi reisile, et kui seal läheb tüliks ära ja üks sööb liha, teine ei söö liha ja kolmas sööb saia ja neljas joob seda limonet siis. Hommikusöögiks. Ühesõnaga, mis asi on meil kindel, millest me neitsime ühise keele, me peame mõlemad minema sinna Eestisse jõudes sinna Wismarisse ravile. On ju? Jaa, kindlasti lähme. Viimasel päeval sattusime veel tõsiselt suurele turule. Siin samas ka hotelli küljel või kuskil. Et kui siin ei ole seda asja olemas turu peal, siis ei ole seda kuskil maailmas. Umbes nii. Läheb siin taha lõppu välja. Ikka see kanep on hinge peal, et siin jointi küll ei müüda, aga kanepit ennast müüakse näiteks. Siin on üks mingisugune kanepi automaat, paned siia vist ilmselt raha sisse, siis on mingi erineva lõõnaga need kanepid. 1 gramm oli 10 eurot, pool grammi 5 eurot ja 2 grammi. 50 oli pool grammi. Siin erinevad maitsed on erineva hinnaga. Ja siis 2 grammi oli 20 eurot. Jah. Miks sul see hinge peal siis on? Paas oli kodul, tahtnud seda šanti teha, aga nad nagu neid küsisime paaris kohas, siis seda suitsu või niimoodi valmis keeratud ei ole, et siis sa peaks ostma eraldi paberid ja siis ise hakkama keerama nii edasi, et me ei viitsin nagu. Põhimõtteliselt on siin jah, erineva maitsega või lõhnaga. Marihuanat müüa nagu paned siia raha sisse, oma doosi kätte ja... Päris õudne. Päris õudne. Jah, kahjuks ei saa kaasa osta sellele. Eestimaal võetakse... Õnneks siis kaasa osta. Siis on persis. Aga pool odavam kui Eestis liigub pane. Tere ja armsad sõbrad, loodame, et kuuleb see buss müriseb päris kõvasti. Oleme siin külmas ja kõledes Eestis. Kui ei olegi. Ei saa meil seda videot veel lõpuni panna. Mõtlesin, et ahaa, et ongi juba läbi see igav video. Aga ei saatus tahtes teisiti. Jäime lennust ma... Ühesõnaga tulime, vaatasime vale aega, mis pidi olema jätkulennu aeg, nii et lennujaama jõudes avastasime, et meie lend on juba läinud. oleks pidanud olema Milanos sel ajal. Jah. Siis oli 2 tundi paanikat. Minul küll oli. Et keegi tükkan sinna, ei me kahjuks ei saa teid aidata. Pakuti mingeid pileteid, mis maksid 1100 euri. Oleks täna läinud. Ja siis ei jätki muud üle, kui jääda veel 3 päevaks. Sest et siis sai normaalse hinnaga tagasi lennupiletid. Ja siis hakkasime neid ostma ja avastasime, et kurat maksta ei saa, sellepärast et kumalgi meist mobiilideed ei ole. Nii et tehke omale mobiiliidee, sest te kunagi ei tea, millal seda vaja kogu aeg mõtleme, et kurat peaks tegema. Aga miks seda nii väga vaja on, mul on ju kodus arvuti ID-kaardi lugeja ja kõik. Ühesõnaga, blä. Kui oleksime homme hommikuks tagasi olnud, siis ma oleks maksnud 150 eurot rohkem, aga me puukisime kähku, vaatasime hotelle. Tegelikult me saame 150 euro ees 3 ööd täiesti hotellis olla koos hommikusöökidega. Kokkuvõttes mõtlesime, et mis vahet seal on, et nii kiire meil tagasi minekuga tegelikult ei ole. Jah, et tegelikult oleksime me täna läinud tagasi, oleks meil lend läinud alles mingi 11 õhtule jõudnud Tallinnasse mingi kell 9 hommikul, et töö läbi mingit seiklemist Maltale, Riiga, Tallinnasse, ma ei tea, Milano vist oli ka vahepeal. Ja siis see oleks tulnud kokkuvõttes kallim, kui osta tagasi lennupilet pühapäevaks ja jääda siia 3 päevaks nagu ööbimisega. Oli odavam mind. Siis mõtlesime, et sittega. Võib-olla pühapäevasel lennule me ka ei jõua, seda me veel ei tea, aga... Oleks ülita. Et ei tea, milleks siuke asi hea on, aga noh. Ju siis olime veel, ei olnud välja puhanud. See ei ole positiivne toon. See on nagu ülinegatiivne toon.
kes siit sellisest kohast ära tahaks minna, mitte mina. Ju siis olime veel, ei olnud välja kohanud. Jah. Tänud siis Ragnale, kes need piletid ära ostis, sest kui oleks seal veel veebinud. Mu elu päästa täiesti, kes oli ainsana mingi arvuti ennast, kõik mingi kirjutasime läbi, et kes saab osta ja kõik. Ei, ma olen roolis, ei, ma olen õues, ei, ma ei saa ja siis õnneks mu sõbranna oli arvuti taga ja kohe seal tegi mitmed variandid kiired, kuidas me tagasi saaksime ja ikkagist jäime ja selle päeva peale saime meile piletid ära osta. Point oli vist selles, et nagu mul läks nüüd point meelest ära, aga see oli hea point. Et ühesõnaga nüüd me sõidame tagasi. Jah, et kui me poleks saanud neid kähku ära osta, siis võib-olla oleks juba alles homme saanud arvuti taha või kuskil õhtul oleks ka pühapäevased lennud juba välja müüdud, et võib-olla sellest oli nüüd pileti kiire. Ja kõige hullem on see, et siis nad ei räägi, enamus ei räägi inglise keelt ja siis nad ei saa aru, ma üritasin leida lennujaamast kedagi, kellel oleks arvuti, kus on ID-kaardi lugeja. Keegi ei saa midagi aru, ma olen McDonald'sisse küsin sellist asja, siis ta juhatab mind WC-sse selle peale. Ühesõnaga, lähme nüüd vaatame, mis hotelli me saame endale, et umbes seal kesklinna piirkonnas, aga lihtsalt üleval pool, et... Ja kuna nüüd kogu popp läks selle reisi alla, siis me peame minema kähku ka pennipoodi, enne kui see kinni pannakse, et saada odavalt süüa. Nii et jah, ärge lahpige raha, sest te kunagi nimelt raha võib vaja minna. Ja. Nii, ja kallid sõbrad, oleme saanud kätte lõpuks oma hotellitoa. Ma ei tea, kas seda saab nimetada nüüd päris hotellitoaks, aga tundub, et see on rohkem selline nagu kvarter, mida välja üüritakse, millel on mitu tuba. Aga väljavaade vaadeaknast on muidugi lahe. Aga see on siis meie tuba Katiga. Kauplesime 50 € öö. Ja siuke koridor. Siis me oleme praegu siin korteris üksi, nad ei ole kellegi teises on välja üürida. Siin on kuhu saavad inimesed tulla, siis siin on mingi koridor, siin on WC-d ja vannitoad meestele ja naistele eraldi, kui soovite, aga meie lähme Katiga siia naiste omasse ja siis on eraldi siin köök. Ma ei tea, kas neid võib kasutada, igatahes me käisime poes lõpuks, vaata, meid vedas, me ütlesime, hädaldasime viimasel päeval, et me nüüd alles leidsime selle odava poe, aga nüüd me oleme 3 päeva siin selle odava poega. Ja siis on lihtsalt mingi köök, nagu et tegelikult see on suur korter siin kesklinnas, aga me oleme siin praegu 2 Katiga, nii et see on ikka kokkuvõttes päris suur hotellituba. Kui tulevad siia veel mingid tegelased, võib-olla homme, ülehomme, et siis loodame, et siis on nagu viisakad inimesed. Ananassima light. 22 kalorit. Ja et mis sa Kati siis emotsioonid? Te ei taha teada mu emotsiooni lihtsalt. Kati on lihtsalt tige, ta jääb Sitsiiliasse veel 3 päevaks. Lihtsalt mingi 5 tundi nagu konkreetselt nagu mindfuck'i. Me ei leidnud seda kohta veel üles, seda hotelli. Seda kohta mingi kuradi tund aega ja siis lõpuks me nii närvis käid lihtsalt ümber maailma, et ühtegi silti, mitte midagi ei ole nagu. Ja siis oli üks silt mingisugune, mis oli selle Carmeni asemel tegelikult. Ja siis me helistasime, puukisime siin all ja siis lõpuks meid aitas üks seal mingi reisifirma Happy Travel. Ja kust õnneks oli mingisugune normaalne tüdruk, kes rääkis inglise keelt juba hästi, sest sellega sai asju ajab, et see helistas ja möllas seal ja otsis mingisuguseid ühesõnaga numbreid ja vaatagi suur pudel, see on Katis suure. Ja siis tänu temale siis ma veel läksin, et okei, et ma siis vaatan ise nagu ümber maja, äkki on mingi muu sissekäik ja siis sellel ajal sul vist see naine juhtus sealt lihtsalt mööda käima ja vedas, et see on nagu Mikki veel on nahi. Et ühesõnaga mõtleme, et sööme või kõht. Kati ütles, et tal kõht ei ole tühi, tal on närv läbi nagu Alveri koerel, aga mina ostsin poest lasanje, viskame uuni ja... Mul on närvid nii läbi, et mul ei ole isegi söögis. Kas sellepärast Kati ei taha Itaalias olla rohkem? Ei, mitte seda, aga lihtsalt kogu see kuradi pask nagu milleks siukest kuradi fucking asja vaja, ma ei saa aru nagu. Mida iganes. Ja siit vaade ka sellest Carmen nii-öelda siis majutusest. Mõtlesime, et
kuna me siin oleme ja niisama istume, või noh, mitte istu niisama, aga käime siis ka mõnes jõusaalis. Sest kuna Catania ise on läbi käidud igat pidi, leidsime siit ühe jõusaali, mis pole küll odav ühe korra kohta, aga noh, võib-olla homme leiame odavama, kui viitsime. Ja see minu taga punnib üks noor neiu trenni teha. Ja kas te jõusaalis olete ikka näinud Eestis kive paljud siin? Peale trenni tulime keemikute poodi. Saali juures näitekatti, mis sa siin tahad osta endale? Ma lihtsalt tahan teada, mis maksavad. Võtsin neid maitsetirkusid, ma ei tea, kui õigesti oli, siis on 2,50 üks pudel, mis on väga odav võrreldes. Steroidipaarid. Ühesõnaga mõtlesime, ma saan äkki mingi proteiinilisa, et ma leian mingisugused ühekordsed seigid või midagi. Terve tünni viitsi ostaga. See pole hindu üldse nagu. Siin on asju, et mingi chicken fit saad osta kohe siit toidulisande poest nagu konservi vanatomatis. Hullult palju on pannkoobi neid jahusid, proteiini, neid meeletult palju maitseid. Nii. Ma sain endale uue bluusi, nüüd ma olen Katiga ühteka. Mul ei ole nii suuri dissaid, aga ühesõnaga ma ostsin ühe proteiinijoogi. Ma enne ütlesin ka, et seal nagu Kati keerab lahti, kui saab. Et täiesti null süsikaid, null rasvu ja ainult puhas puurov proteiin. Et täita meie muslid kvaliteetse kütusega, mitte mingisuguse solgitud suhkruvedelikuga või süsivesikutega. Tegelikult oli seal jah mingi tohutult palju erinevaid maitseid, igast proteiinipatoone, jooke ja kõike. Hästi tugeva abu apelsini maitsega Katiga ka. Lihtsalt pätti ka musklid endale. Nagu mega hea maitsega. Tõesti hästi tugev maitse. Hea küll. Lähme siis naudime oma puhkust, mis on veninud pikaks. Otsime kuskilt mingi poe, saame süüa. Jah, vaatame, mis pakkud on. Loodavad mitte India hinna. Mis kallis, kas tõite kohvi mulle voodisse või? Näete, kui tubli naine tõi kohvi voodisse mulle. Öises Sitsiilias, Catanias, see on huvitav, ilmisin sisse 2 tänavat, ühele poole, teise poole päris pikk nagu, kus on mingid tohutult palju baare ja siukest rängimist ja inimesed on massiliselt istuvad mööda laudadel. Jah, elu siuke. Aga siuksed nagu linnaosa jaguneb kuidagi veel jälle mingi omakorda mingiteks kogunemiskohtadeks, kus inimesed naudivad ööelu või õhtuelu või mis iganes elu. Grupeeringuteks. Jah, seal on see Al Capone maffia, seal on mingid muud maffiad, seal ei ole kedagi. Siuke värk, et kui satute, vähesõnaga siuke väike siukene tõdemus. Täna muidugi reede ka, et Millest oli eile ka siin ikka see tänav täis. Uus saal, kuhu me jälle ei lähe, sellepärast üks kord on nii kallis.
trenn tehtud. jaa. Sai kasutada teha. Pikem jalutuskäik tasus ära ennast, et säästsime praegu 20 €. Jah, nii et kui tahad tulla siia, siis on see Nuovo. Siis on tasuta tulla, ütled teisest tappa. Ja muidu on 1 kord on 5 € ja kuupääse on 40 €. Aga kirugaks on õhtu jube tüli. Ära näita, sul on ju palju suurem. Ja jälle on jõudnud kätte meie viimane õhtu. Jälle. Kuidas sind tunded valdavad? Ei tahaks üldse ära minnagi või? Ei taha üldse ära minna, aga varem ei tohi öelda sellist asja enam, mis kurat teab nagu jääbki siia. Nüüd hakkas veel Etnaga purskama. Jah. Ta mõtleb siis see päris Etna, mitte. Nii, ja vist saab läbi meie lennureis. Et oli meeldiv. Oli. Ja siis #ing ka veel, et kui te ostate 3 päeva enne selle pileti, siis see maksab 130 € nägu. Täpselt sama hind kui tavaliselt. Katja on lihtsalt täiesti kurnatud, sest reisist ei tule ühtegi piuksu. Väga kurnatud. Ikka öelda, kes selline ei tea. Nojah, tšau. Tulge ka Itaaliasse, ärge olge nii lollid nagu meie, et lennukist maha ette. Olge just nii lollid, sellepärast et saate kauem olla. 10 päeva. Jaa, aga mitte tasuta. Ise pead kinni maksma ka selle. Kati saab ranna maksis kinni, aga ma ei tee talle üle ka tagasi. Come on. Teeme ikka. Smoking is forbidden on board the aircraft, and that